videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, ongi kõik nii nagu peab, aga võiks olla palju paremini. Loomulikult tänan ma kõiki neid, kes on pannud õla alla Nõmme raadio pühale sõjale ja kestma jäämisele. Ja teid on hädasti vaja, sest olukord on hetkel tõepoolest S-tähega vilets. No pole häda. Kui saatus tahab nii, on asjatu kõik vaev, ei aita sinu nutt, ei raev. Nii ütles Molière, õigemini lasi öelda sellel tegelasel, kelle nimi mul meeles ei ole, kuigi seda tegelast ma mängisin õilsas näitemängus, värstraamas või komöödias, mis ta oli, tont teda teab, Naiste kool. Noh, tont nende naistega, igal juhul olgu tänatud ja ma loodan väga teie peale. Kui mustast august välja saan, ma ütlen ausõna. Ja nüüd on meil stuudios täpselt samamoodi Suti tõbise võitu mingi gripiviirus tuli kallale. Välja uuriv ajakirjanik Andres Raik, kes uurib välja selle ka ühel hetkel, mis kurat see siis õige oli. Mina praegu enda oma uurib, mis see siis õige oli. Andres, mul on sulle ilusaid sõnu. Vaata, need on tegelikult riigiameti töödokumentidest, aga kamraad võttis. Tead, meil läheb ärdaks imearmsaste kokku. Kas sa tead, mis asi on maka-maka-mumm? Maka-maka-mumm. Ei, see on originaalis lulukv. C ja F on lõpus. Ees on lulu. Ja kirjutab kamraad, et see maka-maka-mumm originaalis lulukv on nii tore ja vajalik maakeelne lühend, et selle võiks 010000 APR 25K põnkr ja OVP-sse integreerida kui ASCOPE olulise osa tähistuse, et toota paremaid produkte, sulgudes sealhulgas sond, murd, teevad ja ühtlasi arendada kaunist emakeelt. Kindlasti saaks eelmise lause tõelise lühendi armastajate, sulgudes Juhan Aus ja Ko abil muidugi palju kaunimaks, oluliselt lühemaks ja selgemini loetavaks muuta. Vaata, siin ma küsiksin enne, kui sa minu käest küsid, et mis kurat see siis oli. Kuidas sina suhtud ametnike oma loomingusse, tsonfti salakeelde, mis visatakse lirtsti sulle, mulle, talle, meile näkku ja mille kohta minister, kui seda vaatab, seda maka-maka-mumm, see ka, kuulge, te olete ju intelligentne inimene, selle maka-maka-mummi teeme kõigepealt ära, eks? Varem tunti kogu seda asja, siin ei olnud midagi keerulist. Oli olemas kaks asja, argoo ja žargoon. Ja üks oli salakeel, teine oli moonutatud keel. Ja, üks oli ametialaselt ja teine oli siis kihtide kaupa, straatide kaupa. Ühtede iseloomustus ühtesid ja teisi ja loomulikult on see, et rätsepatel näiteks on oma mingisugused töövahendid, mida nad kutsuvad ühtemoodi. Teine ei saa arugi ja siis näiteks sepal on mingisugused vahendid, mida ja eriti õnnelik on ju vene keel selle lühendi poolest. Ei, aga see, mida sa ütlesid, sellest mina muidugi aru ei saanud. Ja võib-olla sellest ei peagi keegi midagi aru saama, sellepärast, et hoidku taevas selle eest, kui saavad teada, et tegelikult ei teegi midagi või vähemalt ei tee midagi mõistlikku ja tegelevad mingisuguste jaburdustega. No siis kirjutame jaburduse asemel, kirjutamegi seda lulup, pupup või mis asi see oli? Lulukv.
Lulukv, jah, no võt siis kirjutame selle. Okei, ütleme selges eesti keeles. Maka-maka-mumm. See on, niimoodi on vähemalt seletuskirjas antud, küllaltki vanas. See lulukv ehk eestikeelse lühendiga maka-maka-mumm, hoia nüüd toolis kinni. Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus on maka-maka-mumm. Ahah. Jahah. Ahah, no jah, ega ei oska. Tead, kui tegelevad selliste loominguliste küsimustega, tegelevad inimesed, kes on andekad. Vaimukad sa tahad öelda? Vaimukad, just nimelt, andekad ja vaimukad. Sealt tuleb tihti peale midagi väga, väga toredat välja. Aga kui lased asja kallale inimesed, kes ei oska ei keelt ega tea lühenditest või siis vastavalt. Ütleme kahtlase huumorimeelega või fantaasiaga. Ma ei oska selle kohta kohe mitte midagi, aga kui see luluppu-pupp, sellest makstakse veel kõva raha, siis ise tunnistaks küll, et sellega hakkama ei saaks. Ma üritasin kamraadi, peab ütlema vaimukat, aga väga raskesti. Siin ei ole isegi, siin on tõsi küll assonantsi, siin on alliteratsiooni Eesti rahvaluule parimatest traditsioonidest ma ja siis siin on nii M, mis on assonants ja alliteratsioon on A antud juhul. See on nende kordumine. Aga see on ka kõik. Ma üritasin tõlkida kamraadi vaieldamatult vaimukat ütlemist, aga tead, nali on naljakas ju ainult siis, kui sul on piisavalt taustateadmist. Ja muidugi. Nii, mis asi on põmkr? Põmkr. Põõd, see on siis põllu võib-olla. Ei, see on Põhjamaakaitse ringkond. Proosit. MKP. Seda ei ütle. See on Mõisaküla kompartei või? Ei, mina leidsin ainukese eestikeelse siukse vaste, see oli ühe firma nimi, Männikäbi ja Puit. Ja siis see Askope. Tead, ma ei hakanud otsima ka, sest ma teadsin, et see on üks linn Põhja-Peruus. Ja võt, nüüd pane nendest nali kokku. Ei oska. Jään hätta, tunnistan. Jään hätta ja ei oska. Ega jah, aga tead, see on pisaratega nali. On küll, jah. On küll. Ja welcome siis välja uuriv Andres Raid. Mida sa oled välja uurinud viimase loome või tõdemusperioodiga? Ei, ma ise ei ole välja uurinud mitte midagi, ma olen mõned asjad välja toonud lihtsalt. Need on kahjuks juba avastatud enne mind. Nii et seekord mingit avastamisrõõmu endale ma võtta ei saa ja au veel vähem, aga olgu pealegi. Mida meile räägitakse? Öeldakse meile niimoodi, ma jälle tsiteerin, võtan paberi appi, et mitte midagi omalt poolt juurde panna ega ka loomulikult midagi maha jätta või ära unustada. Aitab energiajamast. Anton Šehovtsov ütleb meile niimoodi. Suur õppetund Ukrainast. Euroopa riikidel tasub hakata ühiselt tuumapomme ehitama. Lõpp nendele elektrijaamadele, lõpp tuuma rahumeelsele kasutusele, hakkame ühiselt tootma aatompomme ja kõik probleemid lahenevad iseenesest. Ja muide kiiremini, kui te oskate arvata. Aga tähendab selliseid sõgedaid üleskutseid. Ma ei tea, võib-olla see on juba selle eesmärgiga isegi ära toodud või välja toodud või ära trükitud, et on olemas ka selliseid inimesi, kes selliselt mõtlevad. Vaata, üks kamraad, tähelepanelik, et mitte öelda täheneri, aga ta pani tähele, et Igor Gräziniga saates ma väitsin, et Ukraina kaotas sõja, aga mitte Venemaale. Ja kui me vaatame praegu, mis toimub meil, selle pomme on ja pomme saab, nagu oli laulukene 1953. aasta noorte laulik, kus Hiina oli sõber ja Stalin kui vend ulatas talle käe. No, vaat see
et meie maavarad anname kaitsekulutuste katteks kõik ära, las tulge, võtke. No see oli Tsahkna, kes niimoodi hõikas. Aga see tähendab ju ja isegi meie mainstream ajakirjandus saab aru, et Tsahkna näol ei ole eriti õnnestunud valik meie välisministri puhul. No ei ole kuidagimoodi, aga noh, seal ta vaieldamatult ametlikult tal seal praegu on. Ametlikult teeb ta seda, mida ta teeb ja meil. No kõige hullem on see, et kui ta teeb ametlikult, teda võetakse tõsiselt. Teine sõjaõhutaja on meil ju seal kõrge Euroopa, ma ei tea, mis asi. No olgu ta, mis ta on, no, aga nii mõnigi võiks vait olla ja jääda filosoofiks. Ei õnnestu, aga lähme edasi. Nii, maailm, blogi, sõjapäev Ukrainas ja meie blogijad ütlevad niimoodi. Umerov annab teada, Umerov on teadupärast Ukraina kaitseminister praegu. Ei olegi kuigi kaua ametis olnud, aga selline ta on. USA ja Ukraina lõpetasid produktiivsed kõnelused. Millised kõnelused siis nüüd jätkuvad? Ebaproduktiivsed või? Jah. Aga milleks ebaproduktiivseid kõnelusi üldse pidada? No tead, et näidata, anda maailmale signaal, et me oleme sõbrad ja me ma otsisin muide originaali taga päris intensiivselt, sest kuidagi kahtlane tundub see seisukohavõtt ja ei leidnudki ja ei ole üldse välistatud, et meie ajakirjanikud või eksperdid lihtsalt on tõlkinud midagi valesti, aga mine tea, olgu pealegi. Nii, aga ütleb niimoodi, Venemaa mõjutustegevus Ukraina sõja ajal. Kreml tegutseb aina enam sotsiaalmeedias. See tähendab, kas tahetakse nüüd öelda sellega seoses, et iga erinev arvamus ehk siis mainstreamist erinev arvamus ongi kohe see arvamus, mille on Moskva siia istutanud ja mida tal on õnnestunud siis kuuldavaks teha või kuidas, tähendab eriarvamus, see oli kunagi, oli ju eriarvamus, no mõni inimene saab asjadest nii aru, mõni saab teistmoodi aru ja arvamuste paljusus ja sealt kuidagimoodi tekitatakse või siis sõelutakse see tõde välja või kui on üldse selline asi võimalik või mõnedest puhkudel jääbki see ju välja selgitamata ja võib-olla tuleb välja kunagi hiljem aastate pärast, aga võib-olla ei tulegi kunagi välja, aga hämmastav on see, milles me oleme ise kogu aeg süüdistanud kõik võimalikke tegelasi, et näed, et seal kas Venemaal või veel mingites autoritaarsetes riikides surutakse maha kõiksugune teine arvamus ja antud juhul tegeldakse meil ju eriti intensiivselt. Avalik arvamus, see on avalikult avaldatud. Seda küll, aga meil öeldakse, et kui sina mõtled teisi, kas see oli Aristoteles juba, kes ütles, et tark või mõistlik inimene on see, kes suudab kaasa mõelda ja edasi arendada neid mõtteid, mis talle ei meeldi. Ja muidugi, sellega nii ta oli. Muide, nüüd on üks tähelepanuväärne asi, võtta, see on üks mille meie omad kahjuks on maha maganud, aga mis on väga tõsine. Nimelt, see oli kas paar päeva tagasi alles, ütles Ukraina president, et kõigest siiamaani on valesti aru saadud seoses maavarade lepinguga, et ei, sellisel kujul ta võiks ikkagi nüüd tulla ei saa ja selle peale ütles omakorda Donald Trump, et teil saavad olema probleemid, teil saavad olema tõsised probleemid, kui te sellele alla ei kirjuta. Ja seal juures ütles ta niimoodi, tähendab Zelenski, Ukraina president ütles niimoodi, et kõik siiamaani antud abi ei ole käsitletav võlana. Ehk siis, mida tuleb tagastada, seda on võetud kui tagastamatut abi. Siin ta on natukene üle pingutanud sellepärast, et need lepingud on sõlmitud juba tükk aega tagasi. Isegi sõna lend-lease on sellega seoses läbi käinud, raamatupidajad on seda kõike intensiivselt kirja pannud. Euroopa puhul on see absoluutne niisugune, et kui nüüd
juhtub selline asi, et ta tõesti ütleb, et ta ei kavatse midagi tagasi maksta, siis kallid sõbrad, te võite kindlad olla, et ameeriklased võtavad selle igal juhul tagasi, võtavad protsendiga tagasi, viisil või teisel, ükskõik kuidas nad seda siis hiljem või ka praegu nimetama hakkavad, aga see ja kui Zelenski praegu sellisele seisukohale jääbki ja seda kordama jääb, siis tuleb hakata ilmselt vaatama, kellega ta välja vahetatakse. Nendest kandidaatidest siis tuleks vaadata seda ka, kui Ukraina isoleerib end ära Ameerika maast. Ukraina, see tähendab, kes? Ei. Üks asi on territoorium, üks asi on teine asi on praegune valitsus. No, see praegune valitsus ei püsi praegu kuigi kindlalt, sellepärast, et pead on väga intensiivselt tõstnud seal juba võimul olnud. Nii Porošenko, nii Julia, Timošenkot pean silmas, aga soovitaksin veel ühel tegelasel silma peal hoida, see on Razumkov, see on endine tuumajuht, vabandust, mitte tuuma, vaid raada. Ja ta on viimasel ajal teinud mingisuguseid reise, mis on tähelepanuväärsed, aga mine tea, võib-olla see on ainult mingisugune luulu, aga igal juhul tasub jälgida. Üks on kindel, meie neid protsesse kuidagimoodi mõjutada ei saa ja seoses ja seda ütleb juba piibel muide, et ei ole mõtet hakata tegelema nende asjadega, proovida mõjutama neid asju, mida sa mõjutada ei suuda ja mis kõige tähtsam selle juures. Originaal näeb välja kuidagi niimoodi, et võta, mida sa muuta ei saa, harju nendega koos elama, muuda seda, mida sa muuta saad, aga mis kõige tähtsam, õpi vahet tegema nende kahe vahel. Nii et ära jumala pärast aja sassi, hakka tegelema sellega, mida sa muuta ei saa. Aga meil on lihtsalt, jälgime siin jah, kuidas on. Nii, ja siis oli meil üks niisugune huvitav pealkiri. Trumpi kehastus. Valge Maja noorim pressisekretär Liivit puges kõrgharimata perest presidendi külje alla. Puges presidendi külje alla. Mismoodi? Ta ei ole sinna külje alla üheski mõttes muide pugenud. Kui me hakkame nüüd neid vaatama, siin on millegi pärast rõhutatud kõrgharimata perest. Millele siin vihjatud on? Et ei ole teise põlve nii-öelda intelligent. Ma võtan praegu ette meie Riigikogu ja hakkan sealt perekonniti. Võtan ette valitsuse ja võtan sealt perekonniti. Muide, meie puhul tuleb tihti peale välja see, et korralike vanemate lastel on millegi pärast laps läinud. Nagu ütleb araabia vanasõna, esimene kaamel läheb ikka barhaani taha. Aga tegemist on äärmiselt särava, äärmiselt ladusa loogilise jutuga. Võrdle kas või Karin Jean-Pierre'iga, kes enne oli Bideni ajal. Võrdle seda noort hakkajat tütarlast praegu. Ta ei ole 30 veel, ta ei ole veel 30, aga ta on suurepärase lausega. Ta on usaldusväärne, ta on usutav, ta on veenev, ta on eeskujulik, fantastiline. Selline leid, aga millegi pärast on vaja otsa kohe täis läristada meil pressid. Okei, muide, aga täis läristamise puhul tuleb mulle meelde, vaatasin Ukraina värbamisvideod. Jah. Need olid, tähendab, aga meile, võib-olla, seal on mentaliteet natuke ka teistsugune loomulikult, ega see, mis siin töötab, ei pruuki töötada näiteks Melaneesias. Vabandust. Ja Melaneesia mingisugused reklaamid ei pruugi töötada ka siin, aga näiteks Ukrainas oli küll seal saatejuht või siis see reklaamnägu tuli välja McDonaldsist, seal need suured M-täht ja ütles 1 miljoni grivna eest. Sellest saab peaaegu 15 000 ja seal oli veel natuke peale 15 200 või midagi taolist. Cheese, mingisugune Mäkki või neil on mingisugused nimetused, aga seal on see kõige rasvasem, seal siis see kotlett vahel ja seal on see juust ja siis on need kurgikesed ja sibulad ja kastmed seal mitmesugused ja kindlasti väga maitsev. Ma ei ole ise selle toidu austaja,
aga seda süüakse väga palju ja on väga palju, kellele see kõik meeldib. Ja siis saatejuht ütleb, miljon, te saate sellest 15 200 seda cheeseburgerit ja miljon te saate, see on määratud 18 kuni 24 aastastele noormeestele, kui nad lähevad sõjaväkke, nad saavad miljoni. Noh, umbes 7000 pealt ei ole seda enam süüa mitte kellelgi. Ja võib-olla mõni ei jõuagi selle söömise juurde, aga igal juhul selline on reklaam. Ja siis ta lõppude lõpuks hammustab seda, ütleb, oi kui hea. Ja siis teatab pidulikult, oi kahjutundega, küll on kahju, et ma ise enam 18 kuni 24 ei ole. Noh, ta võis olla jah, üks 40 või midagi taolist. Tead, see on nagu, võib-olla sa mäletad ka, oled näinud, see oli ammu vist 50ndate lõpp, kui olid suured plakatid maantee ääres imearmsa vasikaga ja kiri oli peal, tahan rutem kaaluda 100 kilo, siis saab tapamajja. Ahah, no võt, muide VOA ehk siis Ameerika Hääl pandi kinni ja seal oli ka Ukraina toimetus, oli päris suur. Ja ameeriklaste intervjuud nendega, seal ütlesid sellised noored, pakun välja niisugused 30-sed meesterahvad, ei, nemad ei taha kuskile minna Ukrainasse mitte kuskile, et sellepärast, et loomulikult nad võiksid olla sõjaväljal ja tegeleda oma kodumaa kaitsmisega selle kõige ehedamal kujul, aga nende missioon siin maailmas on oluliselt kõrgem ja suurem ja igasuguse tühja tähjaga nagu kaevikus olemisega, nad ju tegelema ei hakka. Nojah, nad saavad välismaal oma kodumaale kasulikumad olla kui kaevikus. Aga hämmastav on see, et sealt paistis isegi mingisugune väike iroonia paistis välja. Nii et see oli, kui ma eksi, MNSBC-s vist oli või kuskil, jah, selline uudisnupp oli seoses Ameerika Hääle stuudiote kinnipanekuga. Muide, VOA oli aktuaalne, ma tean siin 60-ndatel ja 50-ndatel ja siis ta oli tõepoolest, tal oli funktsioon täita ja Tallinnas Lillekülas olid isegi olid 3 õde püsti pandud, mis ekstras tegelesid siis sealt Ameerika Hääle. Segajatega maistid. Ja need tegelesid selle propaganda summutamisega, vaenuliku tol ajal propaganda summutamisega. Aga milleks teda praegu vaja oli, sellest ma ei olegi aru saanud, aga ju siis oli... It's a tradition! Ilmselt tradition, jah, aga ju siis oli vaja. Nii, mis siis veel oli? Nii, Taro, ta on ju siseminister meil nüüd, kes teatas, et tema elu üritati Moskvas võimalikult keeruliseks teha. Huvita, miks? Aga tal on vaja ju praegu midagi öelda, seoses sellega, et ta Moskvas õppis ja... Oot, naise võttis ta Moskvas. Ja muidugi. No aga see ju teebki elu keeruliseks. Selles mõttes. Aga huvitav, kuidas näiteks Mati Raidmal oli. Ta pole midagi öelnud, et tal seal Peterburi kõrgemas tuletõrjekoolis midagi keeruliseks tehti või taga kiusati või veel midagi. No tema on kõva iseloomuga mees ja võib-olla oligi. Võib-olla õppiski. Muide, nüüd on meil ju Elon Muski kujutatakse ette või esitletakse peaaegu kui mingisugust kurjategijat ja veidrikku ja pool ohmooni nii-öelda, natukene. Aga mis ta siis teinud on nüüd? Ta on hakkama saanud tõelise sigaduse, aga tead, milles sigadus seisneb? Räägi! Siis see DOG või siis Department of Government Efficiency valitsuse efektiivsuse amet, mida Elon Musk juhib, on paberid üles tõstnud ja nad on hakanud seal kärpekääridega tööle. Aga see ei meeldi paljudele. Mida seekord kärbitud on? Võin sulle öelda. Umbes 7 miljonilt inimest, kes on kõik võimalikes nimekirjades elueas 120+,
on maha tõmmatud ja kirja pandud kui surnud inimesed, kui surnud ja inimesed. nad said sotsiaaltoetust. Jah, ja nad figureerisid ka valimistel. E-valimistel või? Ei, no nende kohta täideti mingisugused paberid ja käisid ise. Ja. Bideni põhivalijaskond. Ja see vähenes omasugused. See vähenes ühe raksuga 79196 isiku võrra. Nii et 7 miljonit. Aga ei jäädud veel sellega, Elon Musk oma hoos ei pidanud. Jätkati tööd ja paari päevaga selgitati veel välja 3 261 000. Ega küllale liiga tee. Üle 10 miljoni, kes olid kõik igasugustes agentuurides kirjas, keda kõiki, kes valisid ja kelle toetussummad kanti kuskile ja nii edasi. Ja loomulikult on terve hulk inimesi, kes seda kõike raha, neid toetussummasid ju kasutasid ja käsutasid. Loomulikult on need Elon Muski peale nüüd äärmiselt pahased. Üle 10 miljoni. Elatustase kukkus lörts kohe nagu meie see SKP või mingi P oli. William Burroughs, kui ma ei eksi, oli vist üks kirjanik. Vist oli William Burroughs, kes määratles midagi niimoodi, mis jäi mulle meelde ja mis mul üha enam, kui vaatad ringi kas või seda sama nimekirja või vaatad meil toimunud või vaatad meie personali poliitikat, siis tema ütles niimoodi, et paranoiku, see on see, kes hakkab asjadest lõppude lõpuks aru saama ja täis hull on see, kes on toimuvast lõplikult aru saanud. Aga see on kaunis veenev. Kuidas sulle tundub? Tundub hea. No nii. Meil on Eesti Pangas töötaja Müller, kes ütleb niimoodi. Riigi kulud ületavad püsivalt tulusid ja sellega on vaja tegeleda. Koguni. Esiteks mitte tegeleda, vaid tegelda, see on eleliide. Tegelda on õige. Ja muide, ma sain kirja, kus viidati 1980. aasta peale ja ma mäletan ka, et siis tehti kuidagi keelereegleid lõdvemaks ja siis vist hakati jälle pingule tõmbama. No võt, on vaja tegelda. Võta tegelemine, no nii, tegeleme millegiga, me sinuga ka tegeleme, hakkame nüüd selle küsimusega tegelema. Ja aasta pärast ütleme kellelegi, me tegelesime terve aasta selle küsimusega. Aga sai tegeletud. Aga sai tegeldud. See on üks viis. See on see kulupõhisus ja tegevuspõhisus. Siin ei ole nähtud ette midagi saavutada, mingit resultaati. See tegelemine kaasa ei pea ega ilmselt tohigi tuua. Ja see on üks selline viis, millega kõik on meil harjunud. Oi, tõsi ka või? Sellega tuleb tegelda. Oi, selle üle tuleb mõelda. No ja siis, aga mis te enne tegite? Mõelda ei ole vaja, välja on vaja mõelda, lahendus on vaja leida. See oleks eesmärk. Aga see mingisugune on vaja hüpata, tõsta, liigutada, laiutada, kitsendada ja nii edasi. Suure rahva hulgaga tulla Toompeale, siis nad saavad aru. Kuule, nagu kommentaatorid siin pakuvad. Mul on üks number, mis jäi mulle meelde ja mis kuidagi moodi mõjus imelikult. Pealkiri kõlab selliselt. Valitsemissektori konsolideeritud võlg kasvas aastaga 1,6 miljardit eurot. Kas see 1,6 miljardit ütleb sulle midagi või? No see on hea suur summa. See on täpselt sama summa, mida on vaja mingite mürskude tootmiseks ja mille tellimisega veel ei ole isegi tegeldud ja mida makstud veel ei ole, aga nõutakse sõjalisteks kulutusteks kiirelt 1,6 miljardit. Millegi pärast täpselt samamoodi 1,6 miljardit. Võib-olla see on kokku sattumus. Võib-olla see on mingisugune juhus, aga lihtsalt panin tähele kuidagi moodi imelikult mõjus. Kahtlane.
aga võib-olla ma olen lihtsalt paranoiku, nagu William Burroughs. Andres, No. me keerutame siin niipidi naapidi väikeste detailide peale koputades, aga kui sa vaatad meie planeedi peale sealt ametliku põhjapooluse kohalt kuskilt kõrgelt Nii, ja sa näed no näiteks Alaskat, USA-d ja nende vahel Kanadat ja sa võid mõelda muidugi ka Venemaa, Kaliningradi ja nende vahel olevate pisiputipadide peale, siis sa üht-teist hakkad ette kujutama ja kui panna sinna ka Gröönimaa juurde, siis sealt pooluse kohalt vaadates tundub asi ikka märgatavalt selgem ja paranoilisem. muidugi. Nii, aga ma ütlen sulle nüüd edasi. Jevgeni Ossinovski annab teada. Sõja ajal ei ole tähtis peaministri reiting, vaid see, et Lasnamäe, Maardu ja Narva elanikud oleksid meiega. Kes see meie on? Ossinovski ütleb, et meiega. Ja kus? Ta peab, meiega ei pea olema siis kõik, mis ei ole Lasnamäe, Maardu, Narva ja Narva. Või nii? Vaata, tähendab, ma siin oma patuse ajuga... Ja kes see meiega on? Mind huvitab kõik, kõigepealt ma hakkaksin sellest pihta. Ja kes on meie? Ja, kes on meie? Kas teie olete ka meie? Kui Ossinovski ütleb meie, kas sa tunned, et sa kuulud sellesse seltskonda või ei kuulu? Ei kuulu. Mina ka kuidagi ei... Temal on oma ringkond, kellega ta asju ajab ja võt niimoodi kohe on. Ja tema ka räägib selles imelikas keeles. Kas seda näiteks huvitab sinu või minu või kellegi veel, siin vaatame aknast välja kellegi see mingi toimetulek või saatus või ükskõik mis asi. Kas seda huvitab see? Kui ta nüüd tahab öelda, et Lasnamäel elavad ainult venelased ja paduvastased, vastalise Kremli jutupunktid ja mugulad, sellega ta ju ütleb, et Ida-Viru on jõudnud Lasnamäele. Ei no aga võib-olla ta on ise samasugune, oota siis on see meie ju kõik või ei ole või? Kurat, sest aru no, saab. No võt igal juhul, mõelge kallid lahv. Aga kas tal on mingi õigus selle meie sisse tõmmata ka meid sinuga, et kas tal on mingi... Administratiivne õigus muidugi on. Sa mõtled, et moraalselt ei ole. Jalad veidi harkis ja käed kapotile harjunud liigutus. Ja muidugi. Olgu, läheme edasi. Majandusasjade esisüüdistaja ütleb niimoodi. Tahame kurjategijad vaeseks menetleda. Tähendab, menetluse ajal on juba selge, kes on kurjategija, nii või? No, tead, ega sellele mul tuleb kohe küsimusele... Lemberi kohtuasi tuleb öelda, 9 aastat menetleti, peaaegu 10 aastat, 9 eurost. Kas see läheb edasi nüüd või on lõpp? Ei, see on nüüd lõpp. See käis Riigikohtus ära. 9 aastat ja... Euroopa kohtusse ei jaeta. Üle miljoni maksumaksja raha ja lõppude lõpuks nad menetlevad vaeseks ka kõik teised ju. No maksumaksja menetlevad vaeseks. Aga kuidas ta juba enne ütleb, et see on kurjategija, kui kohtu otsustki veel ei? Назначить виновного. Püüame kinni, kes ette sattus ja karistame, keda vaja. Jah. Ei ole inimest, ei ole probleemi ja meie selle seisukohalt ei ole rahvast, ei ole probleemi. Kuule, aga sa tead, kes on Salome Zurabišvili? Palun veel kord. Salome Zurabišvili, ta on endine eelmine selle Gruusia president. Või jah. Kus juures veel Prantsuse kodakondne. See on eriti hea. Aga olgu pealegi. See on Gruusia asi, las õiendavad seal. Ja tema ütleb niimoodi, Gruusias käib uut tüüpi Vene hübriidsõja eksperiment. Kas siis see Tsahkna seal
opositsiooniga koos tänaval demonstreerimas, see on ka Vene eksperiment või? Vaat, mis välja tuleb. Tead, välja tuleb, ma kasutaksin siin, ei, ma ei kasuta ka, tead, ei ole kellelegi seda ju öeldagi. No ja, olgu pealegi. Aga nüüd on, mulle järgmine konstruktsioon meeldib mulle. Tureiko on teatavasti ju Eesti Energia suur juht. Tuletame meelde, et Eesti Energia nüüd on muutus rämpsuks, ta on ju miljard võlgu siis. Seda ei tuleta enam mitte keegi kuskil meelde. Seda rääkisid sa, kurat, 10 aastat, millal sa Jutas käisid? No 10 aasta tagasi. No näed, nii selgelt kõik plekk putka peakontorina näidatud, vaikus maa miljard võlgu, kõik. Nii, aga ta ütleb tänasel päeval niimoodi. Enefit Greenist käib jutt. Kui ärimudel ei tööta, tuleb see korda teha. Küsimus ei ole mitte mudelites. Just! Eesti Energia ei ole mingi mudel. See on ettevõte, mis peaks töötama. Sul ei ole ju pudrunuia mudeleid. Missugune see Eesti Energia mudel, see võib olla kas näiteks joonistatud paberile. Jah. Või ta võib olla isegi mingitest kuubikutest kokku pandud laua peale mingisugune mudel. Midagi matemaatilist. Või midagi matemaatilist näiteks. Aga Enefit Green ei ole mudel, vaid see on reaalne ettevõte. Ja siis kui nüüd avastame, kui ta ei tööta, tuleb korda teha. Kuidas on võimalik, et tehti ettevõte, mis ei tööta? Kes selle mitte töötava ettevõtte käiku laskmise, käigus hoidmise ja selle peale kulutatud, raisatud raha nüüd kinni taob? Mis raibe täna, see raibe homme, aga ühel hetkel oli ta kasulik ja Kellele? Ühel hetkel pidi olema ees ja perekonna nimega isend, kes ütleb, et see saagu see, mis sa ütled. Enefit Green. Jah. Nii. Jüri Ratas ütleb meile. Peame Vene sanktsioonide karmistamist jätkama, seda ka pärast relvarahu. See tähendab, et Oota, paneme hübriidi, ütleme, et rahu on maa peal, aga nöögime edasi. Oota, mida see Ratas seal, mis sanktsioone Ratas kehtestab, ma ei tea, on mingisuguseid või? Kui ma oskaksin sulle öelda, mida see meie teeb, meie näilistes huvides, nii et mõned võivad ellugi jääda. No jah, olgu. Ja siis ta ütleb niimoodi. Sanktsioonid on tõhus hoob Putini vastu. Me ei tohi neist loobuda. Kes me? Kes see me? Vaata, siin on üks niisugune huvitav konstruktsioon, mida kasutatakse ala lõpmata igal pool ja kogu aeg. Me peame. Jah. Meil tuleb. Just nagu sina ka peaksid ütleja. Meil, just nimelt, see on tavaliselt meil. Jah. Mitte kunagi ei tehta selgiks, et kes see meie on. No me peame siin nüüd uurima nüüd natukene, me peame siin, me peame kehtestama või me peame nüüd. Me peaksime. Ja võtame veel konjunktiivi ka appi muidugi. Ja me kehtestaksime ja me võiksime ja me peaksime. Aga meil tuleb ja me peame. Mitte iialgi ei täpsustata, kes on see, kes see me on ja muide, mida me peame. Siis järgneb ka mingisugune tegevuste loetelu, mida eesmärgina võtta ei ole võimalik. Et see on üks suur mull, mida kogu aeg puhutakse, aga mis aitab nagu pildil olla ja Ratase puhul ma ei tea, kui palju sealt enam on. Vaata, hämmastav on see, Jüri Ratas jättis varasemalt mulje kui äärmiselt hästi kasvatatud noor mees. Ja tugevalt pidurdatud, nii et ei tõmble millegi peale. Mitmel puhul, ta käis näiteks pereliigi oli haiges, ta käis laste haiglas. Kuivõrd galantne ta oli, kuivõrd viisakas ja kuivõrd välja paistev, niisugune tõesti. Ja see viisakus ei olnud muide pingutatud või niisugune välja peetud või
ei, see oli loomulik, kuivõrd hästi ta suutis kontakti leida seal medpersonaliga ja kõik, mulle räägiti seda just vahetult kohal olnud inimesed ütlesid, et vaat kui meeldib, kui on hea kasvatus. Ja see loogiline jutt, mis muide tal ka alguses linnapeana oli, mis oli, millel oli algus ja lõpp, millel oli sisu ja niisugune. Ja siis mingist hetkest hakkas see kõik hägunema ja see kõik muutus mingisuguseks niisuguseks häguks vastavalt sellele, kuidas tal tujud muutusid ja siis kuidas poliitiliselt oli kasulik asuda ühte seltskonda või teise seltskonda ja seda kuidagi moodi siis jälle veel õigustada, abitult seal juures naeratada ja siis hakata mingites populaarsetes telesaadetes osa võtma ja seal käima ja siis mingisuguseid pilte tegema, kus ta mingisugust palki tassib või mingisugust asju. Võt mingisugusel hetkel läks see kõik korrast ära. Vaata, Andres, ma võin siin oma väikese näitleja kogemuse pealt ja teatava analüüsi ja sünteesiga öelda, et ühel hetkel jõudis ta nii kaugele, et ta mõistis, et ei pea olema alati aus, et nagu ütles Herr Goebbels, räägi tõtt ja ainult tõtt, aga mitte kunagi kogu tõtt. Vot sellest sai ta aru ja tööratas, palk seljas, ratas, haiglas ratas. Kurat, mul käisid ka haiglas lapsed külas, mitte ühte kaamerameest kohale ei jooksnud. Olgu see öeldud tähendamissõnana. Jah, nii. Juhtkiri ütleb meile niimoodi, lõimumine pole üksnes keeleõpe, vajame ka emotsionaalset lõimumist. Ei piisa vaid ametnikest, kes kriipsutavad keeletestides maha vale vastuseid või piirangutest valima minna. Meil võiks olla näiteks antropolooge, kelle töö oleks sügavuti tõlgendada, millised Eesti omapärad venelasi meie kultuurile ja rahvale lähemale meelitaksid. Kas sa midagi nii jaburat oled kunagi lugenud oma elus? Ma olen kuulnud seda aastakümnete eest, kui mul oli õnn ja rõõm olla Nõmme mingi udukogu oli, volikogu või ma ei tea, mis asi. Kui räägiti, et me peame välja mõtlema midagi, millega meelitada lapsi Nõmme gümnaasiumisse ja siis nitati ja mõeldi välja observatoorium. Et siis tuleb karjade kaupa lapsi ja saab palju pearaha. Observatoorium, lapsed tulevad ja vaatavad tähti ka ja jälle ma oleksin peaaegu öelnud vene keeles ja inetust ja ka samas, kui seal samas volikogus või selle sama teemaga ma katsusin näppida, et kuulge, saadame parem mõned kutid, teeme siin ettevalmistuse ja saadame mõned kutid välismaale tuumaelektrijaama asjandust õppima. See tuleb meil ühel hetkel. Ei tule, meil on tead põlevkivi. Kurat, sa ütled, siin oli ka üks näide, et kus on tegevus, millel pole mõtet. See on peaga vastu seina. Oleks vaid sein. Siin on, muide, hea sõna on see lõimumine. Lõimumine pole üksnes keeleõppe, vajame ka emotsionaalset lõimumist. Mis esiteks siiamaani ma ei ole saanud mitte kuskilt vastust selle kohta, mida tähendab, mida mõeldakse lõimumise all. No see... No vaat just, no see... Ta on siukene... Aga kuidas seda inimesega teha, kui tegemist ei ole just suguaktiga? No... Siiamaani on kulutatud sellele Eesti ajal juba, ma mõtlen Eesti aega, Eesti krooni aega, miljardeid. Neiupõlve nimega on lõimumine integratsioon. Ei ole üks ja see sama. Ei ole. Need inimesed, kes räägivad integratsioonist, ei saa aru, mida tähendab assimilatsioon, mida tähendab sotsialiseerumine. Ja siin on veel terve hulk, see on sotsioloogia. On. Ja ei saa aru, millest jutt käib. Ja ka lõimumine on midagi taolist, mida eeldatakse, et kõik saavad aru ja niipea kui küsid, et vabandage, mida see lõimumine ikkagi tähendab. Ühel puhul oli mingisugune istumine ja ma isegi küsisin, vabandage väga, et te tegelete siin mingisuguste muulaste nii öelda ühiskonda sotsialiseerimisega.
või tegelete assimileerimisega, nad ei teinud vahet, mis üks või teine asi tähendab. Või need on... Ei, no absoluutselt eri asjad. Nii, ja siis küsisin, aga kui palju Eesti enda kodanikest, eestlastest, põliselanikest elab siin absurdisituatsioonis või valikusituatsioonis või mingisuguses näilises või tegelikus labiilses või stabiilses. Kui palju on neid kodanikke, kelle arvates nendest mitte midagi ei olene, et siin ühiskonnas nemad otse kui ei osale nendes protsessides, mis siin ühiskonnas on. Ei, no seda võib arvata. Ma ütlesin, kas te oskate öelda seda, et kas see on, et kes lõimiks nii teie arvates siis selle oma inimese kõigepealt siia ühiskonda, et tema hakkaks ka aru saama või uskuma seda, et meil tekiks üldse ühiskond kui niskene. Ja nii edasi. Muide lugesin midagi sümpaatset ka ettevõtja kohta. Martti Hääl kirjutas Maarjo Kadastikule. Kuidagi selge, arusaadav ja kuidagi mõistlik jutt. Martti Hääl on intelligentne inimene, nii palju kui ma mäletan. Jah, ta on suur ettevõtja ja Alexela juht veel kõigele lisaks, aga jätame selle Alexela praegu kõrvale. Lihtsalt kui ettevõtja ja kui juht ütleb ta niimoodi. Võrgutasud on esmatähtis alla saada, mitte tarbijatelt lihtsalt raha võtta. Konkreetne, ilus, selge jutt. Turuosaliste hinnangul on Eesti elektritarbijad tasunud Eleringile ülekoormustasuna juba ligikaudu 800 miljonit eurot. Kui suur see summa tegelikult on, ei ole teada. See info tuleb kiiresti ja läbipaistvalt avalikustada. Samal räägitakse täiendavalt 15 kuni 30 euro megavattist kulust, mis pandaks tarbijale lisaks juba olemasolevale koormusele. See ei ole ju õiglane. Tarbija ei peaks katma süsteemihalduri varasema tegevusetuse või otsustamatuse kulusid olukorras, kus tema ettemaks seisab Eleringi kontol ja kaotab väärtust inflatsiooni tõttu. Veelgi olulisem on, et me räägime praegu uutest investeeringutest Estlink 3 ja Eesti-Läti 4. ühendus, mille vajalikkust ei ole veel sisuliselt hinnatud. Ei ole mõistlik projekteerida juba põlevale majale juurde ehitust, kui peaks tegelema tulekahju kustutamisega. Väga mõistlik. Ja Martti Häälega jääb siin üle ainult nõustuda. Meil on need inimesed muide olemas, tuleb välja nende tekstide järgi, kes saavad aru, suudavad sõnastada. No siin 3 ettevõtjat võtsid sõna ju samamoodi. Et see ei hakka tööle lihtsalt, nagu Murphy seadus ütleb. No nii, mis meist saab? Martin Herem ütleb niimoodi. Ma ei jätaks okupeeritud alale ühtegi tsiviilkodanikke. Kodanikku, jah, ühtegi tsiviil. Lööks maha siis kõik või? Mis teeks siis? No teeks niimoodi, et kõigile mundrid selga võib-olla või jäävad oma riietega, aga saavad mingi... Ja nii saab veel niimoodi. Sisimas me võib-olla arvame, et sõda ei tule, aga kui me nii jätkame, siis tuleb. Muide, siin võib olla ka etteheide praegustele poliitikutele, ehkki ma ei tea, kuidas ta seda mõtles. Mõtles, mis ta mõtles, nii ta ütles, aga siin võib leiduda tõepoolest etteheide ka praegustele poliitikutele, et kui me nii jätkame, siis tulebki. See on selles mõttes... Ma kardan, et see sõda on... Vaata, sõjavorm, see ei ole ju see, mida me oleme näinud Nõukogude ja Ameerika filmides, kus tead ikka leitnant või mis see Sersant Rajani päästmine ja kuidas Jevgeni Nikonov teeb oma hirmsaid imetegusid. See ei ole see. Ukraina on sõja kaotanud, sest ta on paljaks tehtud. Nii, eks ole? Ja. Mäletad sa esimese maailmasõja lõppu, kui kõik oli korras, Saksamaa, pleki ja mis edasi tuli? Esimene maailmasõda oli selles mõttes väga huvitav sõda, et Saksamaa tunnistas ennast võidetuks. Asja ees teist taga. Tema territooriumil ei olnud mitte ühtegi vaenuväe sõdurit. Jah, see ka veel muidugi. Jah. Kuigi sisevaenlane, vaata need paremad pojad olid rindel ja... Aga välisvaenlast ei olnud Saksamaa territooriumil. Ei olnud, jah. Ei olnud.
nii, aga Anna-Kaisa Oidermaa ütleb niimoodi. Õnnelikuks olemise retsept on käes. Õnnelikumaks saamine on tegelikult lihtne. Sööme rohkem koos, annetame ja oleme sotsiaalsemad. Ja oledki õnnelik. Ma ei saa aru. Sellest ei saagi aru saada. Sööme rohkem koos. Jah. Järgmine kord, kui tuled, võtab pirukat kaasa, ma võtan piima. Nii. Mälupank. Aga see on nüüd mulle lugu, mis mulle tõesti meeldib. Mälupank. Felix Kornišev. Keegi. Kirjutatud on SCH Kornišev ja 2 F-iga lõpus. Allahu Akbar. Ei tea, ma ei julge siin midagi muud öelda. Eesti kuulsamaid maade avastajad lüpsid Vene sõjalaevastiku võimalusi täie eest. Korda palun. Eesti kuulsaimad maade avastajad lüpsid Vene sõjalaevastiku võimalusi täie eest. Kes või mis on täis? Ei tea. Ei, aga kes on Eesti kuulsamaid maade avastajad? No need, kes on Kremli jutupunktidega ikka ju. Ega kes need on siis? Ma ei tea. Muide, kirjutab. Kaugete maade eurooplastele tuntuks tegemise ja meie planeedi teadusliku kaardistamise kangelased pole üksnes sugugi Inglismaa või Portugali meresõitjad, vaid meil on ka 4 võimsa pärandiga Eesti teadlast, keda meil on igati põhjust omaks pidada ja neid üle uhkust tunda. Tuleb välja, et siis näiteks von Wrangel oli Eesti teadlane. Eestit tol ajal ei olnudki, muide olemas. Ei olnud olemaski sellist asja. Von Wrangel. Siis, no aga Krusensternid ja mis need, mis on Eesti teadlased või? No. Bellingshausen, Eesti teadlane või? See jätkus Bellingshausen näiteks sündis. Ööseli saarel muide, mitte Saaremaal, vaid Ööseli saarel. Mis oli tol ajal, mis riigi osa? Vene impeerium. No loogiline oleks. Ja mis kubermangu ta kuulus? Riia kubermangu. Mis teil Eestiga pistmist on? Aga üks asi paistab siit välja. Selle nähtuse nimi on brikoliaas. Kui vale asjaga või mingisuguse täiesti kõlbmatu konstruktsiooniga või riistapuuga püütakse lahendada mingisugust täiesti kõlbmatut teise valdkonda kuuluvat asja. Paned auto pritsungi näiteks, pritsimissüsteemi, paned supipaja külge ja püüad selle... Ei, no see on kanal, on rattad. Nii, ja no võt just midagi taolist. Aga siin ka Felix Kornišev, maadeavastajad lüpsid Vene sõjalaevastikku. Praeguse mõttelaadi järgi inimesed lüpsavadki kõike, kus nad tööl on. Nad lüpsab... Nad olid oma ajast ees. Või siis nagu nõukogude ajal lüpsid seal mingisugust riigimajandit või mingisugust asja. Keegi neist ei lüpsnud mingisugust sõjalaevastikku. Nad olid ohvitserid, kõrgemad ohvitserid seal juures. Nad olid Balti aadli esindajad. Mingisugusest lüpsist võisid teada mingid lüpsinaised tol ajal, aga mitte aadlik. Muide, selle käkiga sai hakkama ka tegelikult Zelenski, vaatamata sellele, et ta on ikka koolis käinud. Aga ta ütles, et ta ei tahaks olla salat või supp seal menüüs. No, et viitega selle, et kui sa ei ole lauas, siis sa oled laua peal menüüs. Ei, ta ütles, et mitte kompott või salat. Vaata, kompott kuulub mille juurde? Komplektlõuna juurde. Ja komplektlõunad, need on töölissööklad ja igasugused kolhoosisööklad ja igasugused niisugused asjad. See seltskond, kes nende laudade taga istub ja laua pealt sööb, muide, selle klassi sööklates ei käi. Seal on parimad kokad ja mingit kompotti seal ei pakuta. Aga kui ta arvab ennast olevat seltskonnas, kus süüakse kompotti, siis on ta loomulikult
sügavalt eksinud, täiesti kindlasti. Lapsepõlv tuli meelde. No jah, aga see on sama nagu, no ma ei tea, millega me võiksime võrrelda. Siin, kui nüüd Balti sakslasi pidada eestlasteks ja isegi Eesti teadlasteks ja ma ei tea, kelleks veel. Vaata, Inglismaa võib lubada endale igasuguseid, mingisuguseid niisuguseid, veidraid seadusi ja veidraid traditsioone, võib-olla isegi, mis tänasel päeval tunduvad, otse kui ei tea, kus koha pealt võetuna, näiteks Inglismaal on seaduse vastane surra ära parlamendi hoones, ei tohi, sind peab igal juhul, kui vähegi võimalik on, lohistama sealt välja, aga kui sa seal juba sured, siis oled sa hakkama saanud seaduse vastase teoga. Muide, Inglismaal antakse passe välja. Inglismaa, alamatele muide, seal ei ole kodanikud. Ja just nimelt, selles ongi asi. Jah, antakse alamatele välja passid ja need antakse kuninga või kuninganna poolt. Aga kuningal ja kuningannal muide endal passi Inglismaal ei ole. Tead, kui hea oleks ka olla enesest mõistetav. Jah, suverään. Muide, kui Elizabeth II suri, siis ametlikult kõikvõimalike juriidiliste dokumentide alusel oli ta 1/6 maismaa legaalne omanik. Ja lisaks Püha Rooma riigi peavarahoidja. See tähendab mõnele võib-olla kohe, aga enamus ei saa aru, mis see tähendab. Inglismaal on veel näiteks, seal on huvitavaid võimalusi. Näiteks kui sul sureb keegi, kas sugulane või sõber või, aga kõik teised sõbrad ja sugulased on parasjagu kas välismaal või ei ole kättesaadavad, siis on sul võimalik tellida spetsiaalne nutunaiste või leinajate seltskond, kes kõik panevad ennast vastavalt riidesse, tulevad, kogunevad rongikäiku sinna kirstu juurde või taha ja on äärmiselt tõsiste nägudega ja suudavad pisara poetada. No kirikus ja... Ja igal pool. Pärast tasud selle teenuse eest kõik ennast ära, aga see on ametlik teenus, mida sa saad tellida. Ja see on väga, väga populaarne muide. Mitmetes idamaades muide on samasugune, aga seal on nutunaised. Nutunaistel näiteks ka meil Setomaal oli selline nutunaiste terve klaster, aga selle eest ei makstud. See oli, käis asja juurde. No Araabia maailma rahasuhted, need on ikka teissugused kui meil siin. Ja siis Briti parlamendis muide on alkofolaarsete, nagu mul üks sõbranna ütleb, alkofolaarsete jookide tarbimine kõvasti keelatud. Ei ole lubatud. Ühe erandiga, mis sa arvad, missugune see erand on? Ja kes tohib tarvitada parlamendis alkoholi? Vaata, seda ma sulle ütlen. Ütle. See on kantsler olukorras, kus ta kannab ette järgmise aasta riigi eelarvet. Tead, inglise huumor on võrratu. Aga see ei ole huumor, see on nii nagu on. Lõpetuseks ma tahtsin sulle midagi öelda veel. Tiit Ojasoop pakub meile eneseabi. Oota, enda abi või eneseabi. Ja nüüd koolon. Terve lause on siis selline. Tiit Ojasoop pakub eneseabi, koolon. Kuidas olla kirriklik hulluks minemata? Aga mina mäletan, anna rasedale jalaga kõhtu ja korras. Seda ta tegi ju. Nüüd ta pakub eneseabi. No. Või ei... Vaata, ma ütlen seda sellepärast, et ma saan igasugustest asjadest aru. Tähendab, kõik võimalikest. Inimene teinekord virutab kuskilt midagi või annab kellelegi alusetult vastu
nina või viskab kuskil akna sisse või mine tea mingisuguses hulluses, isegi lööb kellegi maha kuskil. Aga kui asi puudutab naisi ja kui puudutab lapsi ja nende kallal toimetatavast vägivallast, muide, ka loomade kallal. Siin on praegu lugu ju üleval, kuidas siin samas Tammsaare tee pargi juures vorstitüki sees nõelad ja noh. See on juba midagi, mis, ma teaks, koha peal ei ole mingisugust niisugust kaalakohtu. Kurat teab, need meie seadused, see bürokraatia diktatuur on nii vinge, et sa ei tohi enesekaitseks midagi teha enne, kui sa oled surnuks löödud. Jah, kahjuks küll niimoodi. Aga need on olukorrad, mis, no kui sa ikka meesterahvas oled, no ega need praegused meesterahvad, need on ka siuksed kohati kahtlased. No aga selline see on. Kes kasvatas, kes ole? Endale nuhtluseks. No võt seda visi. Aga aitäh, Andres Raid. Oli see, mis see oli. Loodame, aga vaatamata kuupäevale mingit nalja me ei teinud. Me lihtsalt jälgisime meiet ja andsime edasi fakte. Muud ei midagi. Loodame, et järgmine kord on vorm natukene parem. Taastumine toimunud ja meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.